Mis meenub sinule, kui öelda auto Dacia Dusteri nime? No minule meenub igatahes üks odav Rumeenia päritolu olev arhailine maastikuauto, milles oli plastmassi nii palju ja mis oli sama kõva kui telliskivid ja mille mootorid olid samuti sama suured kui telliskivid. Ja ainus statistika, mille kohaselt see tippu jõudis, oli töökindluse statistika edetabelid, kuid seda ka vaid juhul, kui sa olid selle edetabeli endale kogemata valed pidi kätte võtnud, kuid see kõik ei takistanud Dusteril olemast siiski edukas, ehk et 2010. aastast esimesest Dusterist peale on neil müüdud 2,2 miljonit ja see tähendab, et tänavu sünnib iga minut maailma juurde üks Dacia Duster ja nüüd on välja tuldud 3. mudeli põlvkonnaga, mis peaks eelkäijate puudujäägid kõik kompenseerima. Kas aga tegelikult nii on, selgub nüüd. Tere tulemast taas kord kaasa olema naisluksuri proovisõidule. Tema disain on tõepoolest mõnevõrra ägedam, kui see oli ennem ja öeldakse, et see näeb välja nagu Hummer ja Jeep oleksid saanud lapse, kuid muidugi jääb arusaamatuks see, et miks nad kumbki ise seda last üles ei kasvatanud ja miks nad lasid selle kohe Dacialt ära adopteerida. Ja külgedel lasub tal palju plastmassi, kuid Dacia sõnul pole tegemist mitte plastmassiga, vaid uue nende poolt leiutatud materjaliga, mis kannab nime Sparkle ja mis on tervelt 20% ulatuses tehtud taaskasutatud materjalidest. Pagasruumis on tal 472 liitrit ehk tervelt 3 liitrit vähem kui oli ennem ja tagaistujatel on jala- ja pearuumi piisavalt, kuid tagumised uksed on seestpoolt valmistatud küll jälle nii suurest plastmassist, muidugi vabandust, mitte plastmassist, vaid Sparklist. Interiööris kostutab Dacia Duster siin paremas varustuses 7-tollise digitaalse näidikupaneeli ja 10-tollise multimeediasüsteemiga, kuid algvarustuses kiusab ta sind ja jätab ta muidugi nendest sind ilma ja hakkama saama pead seal tavalise raadio ja konditsioneeriga, muidugi mingeid istmesoojendusi ega nuppuskäivitust sa seal ei saa ja saad vaid väikse telefoni hoidiku, kuhu sa saad oma telefoni külge panna ja avada sealt näiteks Google Mapsi ja kujutada ette, et sul on ka nüüd vägev multimeediasüsteem. Ja mootorid on tal endiselt sama suured kui telliskivid või isegi nüüd siis juba sama suured kui munakivid ja valik algab 1-liitrisest turbobensiinimootorist, millel on 72 kilovatti ehk 100 hobujõudu ja mis jõuab 0-14 sekundiga, et sa sellega üldse kuhugile jõuaksid, on lisatud sinna juurde ka LPG gaasiseade ja olemas tal ka 1,2 liitrine turbobensiin 130 hobujõuga, diislit tal enam ei saa, aga manuaali saad sa talle ikka ja valikud tipustrooni vägev 1,6 liitrise töömahuga mootor, millel küll turbot pole, aga on 2 elektriajamit ja mis annab kokku 140 hobujõudu. Hinnakiri algab tal 17 700 eurost, mille eest sa küll saad endale tõesti auto, mis on liikluses kõlbulik kasutama, aga midagi rohkemat küll mitte ja hinnakiri lõpeb 26 000 euro juures, mis on samas juba selline hind, et sellise raha eest saaks juba flirtima hakata näiteks Kia Sportitsiga, ehk selline see uus Dacia Duster on, anda küll uues kuues, kuid midagi selle all küll midagi uut kahjuks peidus ei ole. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.